lõi täna oma vahvale tuletõrjeautost ümber ehitatud jõulusaanile hääled sisse jõuluvana Preedik, kes külast külasse sõites on sel aastal juba nii mõnegi kingipakki kinkides õnnelikuks teinud. No täna hommikul tegime väikest arvestust, üle 1000 kilomeetri oleme läbinud ja circa 800 last on juba meie käest saanud paki. No meil on, ma arvan, 600-700 ringis on veel jagada, nii et meil tööd on veel kõvasti. No kus kohas jõuluvana Preedik nendel jõuludel ringi liigub, et kui 24. kas liigub veel kuskil ringi, võib teda kohata? Ja ma võin ikkagi öelda, et kui keegi väga soovib, siis jõuluvana Preedikut on näha 24. kindlasti enda kodukandis. Ehk siis Järvamaa keskel Järva-Jaani kandis ja tasub silmad lahti hoida, sest et võib-olla saab ka tulla jõuluvana juurde tuppa koju. Kingitusest ei jää ilma keegi, küll aga peavad salmid kindlasti peas olema. Meil on selline lugu, et meie ei luba nutiseadmetega salmi lugeda, sest meie teeme ikkagi selles suhtes heategevusprojekti, mis peaks jõudma iga lapse ja pere südamesse ja loodame, et see ka meie südamesse jõuab. Kuigi see jõuluvana töö on päris väsitav amet, kaaluvad need emotsioonid, mida inimestelt alati saadakse, selle väsimuse üle. Kas ma võin rääkida ühe toreda loo siia? Me käisime üleeile ühes hooldekodus, kus üks 90+ memm magas, läksin tema juurde, panin talle käe südamele, niimoodi memm tegi silmad lahti, ütles, et jõuluvana. Ma ütlesin jah, ja sellest hetkest meil mõlema olid silmad märjad, ehk tema jaoks oli see puhas ime ja minu jaoks läks see nii südamesse, et ma ei suutnud ennast tagasi hoida. Kas on neid hetki palju nende jõulude aeg, kui läheb see tõepoolest süda härdaks? No eks kindlasti on, sest on palju lapsi, kes tegelikult ei saagi jõuluvana kokku ja mul on väga palju kirju tulnud see aasta, palun Preedik tule, et ma tahaksin ainult näha, et ei olegi vaja üldse kommipakki, ei ole kinki vaja, ma tahan näha Preedikut, aga kahjuks me kõikide juurde ei jõua, aga ma luban, et ma kunagi jõuan kõikide juurde. Nii et see tähendab ainult seda, et ka järgmine aasta käib jõuluvana Preedik ringi? Igal juhul. Siin ei ole kahtlustki. Preedik käib ringi ja loodame, et minu selline sõpruskond ja toetajaskond seda rohkem soosivad, seda rohkem jõuan mina käia ja eks ikka missioon on mul öeldud kunagi, et 10 000 last oleks ikka õige number. Täna me oleme seal 2000 piiri veel varsti, et meil on veel 5 korda vaja suurendada meie projekti, et jõuda iga lapseni. Ei olegi palju vaja selleks, et jõulude aeg tuju heaks läheb. Ei ole. Ja jõuluvana Preedik ongi ju hea tuju tunde tekitaja. Kas juba kodudes ka jõuluvanad käivad teil? Päkapikudki pole käinud. Äkki jõuluvanad ka tuleb? Meil käivad päkapikud. Jõuluvana see kindlasti tuleb. Mida arvata sellisest vahvast aktsioonist, kus käiakse külasse jõuluvana poolt niimoodi? See on nii lahe. See on nii lahe, see on tõesti väga lahe. Ja tegelikult on ju lahe see, et aasta-aastalt see kasvab, et see ei olegi ainult enam külapõhine, vaid ikkagi üle Eesti lapsed saavad jõulurõõmu tunda tänu jõuluvana Preedikule. Kui juhtute Preediku vahvat jõulusaani kuskil ringi liikumas nägema, siis kindlasti pidage ta kinni ja võite olla kindlad, et saaniteki all on teie jaoks kommipakk olemas. Jaa, aga see ongi meie üks missioone. Meie soov ongi, et ükskõik, kes meid kinni peatab, saab paki. Et selles suhtes lapsed, kui te näete Preediku tuletõrjeautot liikumas, siis palun võimalus parklasse, lehvitage, Preedik tuleb ligi ja te saate paki.